Taimed on inimestele äärmiselt olulised ning neid kasvatatakse põllumajanduslikult väga arvukalt. Saak on taimekogum, mida saab kasvatada ja koristada erinevatel otstarvetel, näiteks söögiks, loomasöödaks, rõivaste tootmiseks, biokütuseks, ravimiteks või kaunistusteks. Inimesed on juba aastatuhandeid uusi taimesorte aretanud, et looduses leiduvaid taimeliike paremaks muuta. Pikka aega kasutati taimede sordiaretuseks 3 meetodit. Looduslikul valikul tuginev sordiaretus, näiteks ainult nende taimede kasvatamine, mis annavad suuremaid vilju või maitsevad paremini. Lähedases suguluses olevate taimede ristamine, et taimede omadusi parandada. Pookimine ehk 2 taime ühendamine selleks, et erinevad positiivsed omadused omavahel kombineerida. 20. sajandil muutus see tänu teadusele. Leiutati uusi meetodeid. Nende hulgas mutatsioonide abil sordiaretus. 30. aastatel alustati katsetustega. Kiiritati taimi, et tekiksid soovitud omadustega mutandid. Mutatsioonide abil sordiaretus on parandanud paljude põhitoidusena kasvatatavate taimede omadusi kõikjal maailmas. Tänaseks on selle meetodiga loodud üle 3200 tavamüüki sobiva mutantsordi, mille tulemuseks on 210 erinevat taimeliiki 70 erinevast riigist. Kuigi mutatsioonide abil sordiaretus on teadusliku taustaga, peetakse seda tänapäeval tavapäraseks sordiaretusmeetodiks, sarnaselt looduslikule valikule tuginevale sordiaretusele, läheduses suguluses olevate taimede ristamisele ja pookimisele. On leitud, et see on pikas perspektiivis ohutu. 80-ndatel leiutati niinimetatud transgeensed taimed. Erinevad traditsiooniliselt aretatud taimedest on transgeensetesse taimedesse lisatud teiste organismide geene. Aasta 2014 seisuga on transgeenseid taimi kasvatatud 28 riigis üle maailma ja seda nii tööstusriikides kui ka arengumaades. Enamik teadlasi peab transgeenseid taimi sama turvaliseks kui traditsioonilisi sorte. Rahvaarvamus GMO taimedest lahkneb, sõltuvalt piirkonnast ja riigist. Kindel aga on, et transgeenseid taimi tuleb enne turule paiskamist kontrollida ja seda eriti Euroopas, kus neid kasvatatakse vaid vähestes kohtades. Sealhulgas Hispaanias, Portugalis, Tšehhis, Slovakkias ja Rumeenias. Lisaks kiiritamisele ja geenide lisamisele on tänaseks leitud veelgi uuemaid mooduseid, kuidas geenmuundamise abil taimede omadusi muuta. Euroopa Liidu projekt Newcotiana kasutab 4 säärast taimede sordiaretuse meetodit uut tüüpi tubakataimede väljatöötamiseks. Eesmärgiks ei ole aga mitte selliste tubakataimede loomine, mida oleks parem suitsetada, vaid selliste tubakataimede loomine, mis oleksid tervisele kasulikud. Soovitakse luua tubakasordid, mida kasutada kosmeetikas ja meditsiinis. Mis aga on need 4 meetodit? Neist esimene on genoomi töötlemine. See meetod kasutab hiljuti välja arendatud biokeemilisi kääre ehk CRISPR-Cas9 ja mille abil saavad teadlased taimede geene väga täpselt muuta ja uusi sorte aretada. Näiteks konkreetsetes piirkondades geene lõigata, kustutada, lisada või asendada. Agroinfiltratsioon. Agroinfiltratsioon viib geenid ajutiselt taimerakkudesse. Need geenid ei saa taime enda genoomi osaks, vaid hakkavad rakus tegutsema selliselt, et taim hakkaks tootma soovitud aineid. Agroinfiltratsiooni saab üksnes laboris läbi viia ning teostada 1 taime kaupa. Saadud omadused ei kandu edasi järgmistele põlvkondadele. Intragenees. Intrageneesi ja cisgeneesi teel vahetatakse üksnes vaid selliste omavahel väga lähedases suguluses olevate organismide geene, mida saaks ka traditsioonilistel moodustel aretada. Kuna kasutatakse vaid lähisugulaste geene, on saadavad muutused sarnased tavasordiaretuse tulemustele. Üheks intrageneesi näiteks on metsiku nisu vastupidavusgeeni viimine tavalise nisu genoomi. Uut laadi pookimine. Pookimine on põllumajanduslik meetod, mida on kasutatud sajandeid ja mille käigus ühendatakse omavahel 2 organismi koed, mis seejärel kokku kasvavad. Selles projektis poogitakse geenmuundatud risoomile geenmuundamata pealistaim. Seetõttu on uus taim tänu geenmuundatud juurtele tugevam, kuid sellest saadav saak ei sisalda geenmuundatud materjali. Paljudes riikides käib
pidev arutelu teemal, kas uute taimede aretusmeetodite üle peaks teostama geenmuundamisele sarnast järelevalvet ning arvestades taimede sordiaretuse ajalugu on tegu keerulise teemaga. Tuleme hiljem kontrolli teema juurde tagasi, kuid hetkel soovime teada, kuidas hindate teie neid aretusmeetodeid, mida oleme tutvustanud?